Tere! Gustav Suits kirjutas 100 aastat tagasi. Ma pean Eesti ühiskonnale asetama järgmise otsese küsimuse. Näeb ta või ei näe eneseteostuseks mingit kohustust? Loeb ta või ei loe professionaalset kunsti üheks tähtsamaks kultuuri avastuseks ja lahenduseks? Gustav Suits küsis, kus on Eesti kunsti kodumaa? Eesti kunst võib elada kogu maailmas. Ta võib anda külalisetendusi Viinis, kontserte New Yorgis, avada näituse Veneetsia biennaalil. Kuid tema kodumaa on siin, Eestis. Ta sünnib siin. Selleks mõeldigi välja Eesti riik. Hiljuti ütles Eesti Vabariigi peaminister, et tema ei saa aru, miks üks rahvusvaheliselt olulisemaid dirigente, kes viimased 30 aastat on iga jumala päev näinud roppu vaeva sellega, et erinevad tipporkestrid üle kogu maailma panna mängima Eesti muusikat, saab oma tegevuse eest rohkem raha kui tema. Ida-Euroopa provintsistuva väikeriigi visioonitu peaminister, kes viimased 30 aastat iga jumala päev on näinud roppu vaeva selle nimel, et läbi sõita Tartu rattaralli. Mõni aasta tagasi ütles Tallinna linnapea. Ma annan välja kindla veksli. Me ehitame kultuuripealinna aastaks Tallinnasse uue teatrihoone või siis uue kultuuri- ja kunstikeskuse. Ta lubas, et Tallinna linnateater saab endale uue saali. Ta valetas. Selle asemel lubas ta valmis ehitada kultuurikatla. Ta valetas jälle. Järelikult asi pole rahas, asi pole majades, asi on suhtumises. Mida toob tulevik? Kultuuriministeeriumi arengukavast loeme, et 20 aasta pärast on Eesti rahvastiku olukord stabiliseerunud. Eestlus on väärtustatud. Eesti on nooremale põlvkonnale eelistatud elu- ja tööpaik. Kultuuri kohanemisvõime on tasemel, mis võimaldab kultuurivaramu ülekannet ja pidevat täiendamist uutele kultuurikandjate põlvkondadele. Hääbumishirm on kadunud. 77% eurooplastest peavad kultuuri oma elus oluliseks. Eestis on vastav näitaja 83. Palju õnne! Ilmselt just seetõttu on kultuuri osakaal riigieelarves viimase 4 aasta jooksul vähenenud 3,2%-lt 2,5%-ni. Tore! Teatri- ja kontserdipiletite käibemaks on tõstetud. Kinofilme tehakse Eestis ja 2. Pillipani-Koti nüüdansambl. Uuelt aastalt ootame sama kindlat kultuuri ees seismist. Olgem ausad, aga kultuur ei ole tootlik. Tema majanduslik kasu on tühine. Meie SKP-st annab ta ainult 1,05%. See on naeruväärt. Ilmselt sellepärast ütlebki Eesti riik, et vaja on kasvatada kultuuri konkurentsivõimet nii kodumaal uute publikusegmentide võitmisel kui ka rahvusvahelisel kunstiturul. Aga mis peaasi? Loomemajandus. Loomemajandus on see, kui kunst elatab end ise ära ja ei võta, nagu ütles meie kultuuriminister, raha ära eakatelt ning lastelt. Ning kui talle teatati seepeale, et nii väita on demagoogiline, teatas meie oma kultuuriminister, et kunstiinimesed on kõik liiga emotsionaalsed ning nendega tuleb rääkida nagu väikeste lastega, kellelt on just raha ära võetud. Te küsite, kes olen mina? Mina olengi see, kes võtab teilt raha ära. Mina olengi see, kes võtab teilt raha ja investeerib selle igal õhtul ja igal hommikul oma usku ja oma lootusesse, et minust saab taaskord tõsiselt võetav kodanik ja et ma kolin välja oma garderoobist ja et peaminister ei põlga mind enam ja et erakonnad ei arva enam, et me sööme nendega sama leiba ja et ma saaksin sulle vaadata jälle silma, sest üks ei ole parem kui teine ja kuigi sulle väidetakse vastupidist, ei läinud me tülli omavahel. Sest kõigest hoolimata tahame me endiselt luua ja näidata teile kunsti, mis on ilus, kõnekas, kaasaegne ja hea. 30. aprillil avame me siin Skoone bastionil Põhuteatri. See on põhust rajatud suurejooneline installatsioon, mis kestab vaid pool aastat ja mida ümbritseb tarbimisvaba avalik linnaruum, kus te võite mängida lastega, laenutada raamatuid või niisama pikutada. Kunsti on vaja selleks, et Eesti ei muutuks tühiseks ja igavaks väikeriigiks, mille ainus idee on... Seetõttu kogunevad siia teatritrupid, performance- ja installatsioonikunstnikud, muusikud ning näitlejad üle kogu Euroopa ja kaugemaltki. Sebastian Nübling, Nature Theatre of Oklahoma, Coop Squad. Need nimed ei ütle sulle mitte midagi. Ära muretse, nad ei peagi. Aga meie oleme nendega kohtunud ja meie oleme neid näinud. Ja me kinnitame sulle, nad on head. Nad on väga head ning meie ei valeta. Põhuteater hoiab meie väliskaubandusbilanssi tasakaalus, me ei tegele ainult impordiga, see on Eesti kunsti kodumaa.
ja kellele ei meeldiks Jarek Kasaru, Uku Uusberg, Hendrik Kaljujärv, Anne Türmpuu. Me oleme kõik siin. Meie teame, kes olid Gustav Suits ja Friedebert Douglas ja me teame ka seda, kes olid Antonina Too ja Toomas Mann. Ja me teame neid eeskätt sellepärast, et nad räägivad meile sellest ajast, kus nad elasid ja nendest inimestest, kellega nad koos olid. Seda kunst teebki ja seda teeb ka Põhuteater. Ma pean Eesti ühiskonnale asetama otsese küsimuse. Näeb ta või ei näe eneseteostuseks kohustust? Loeb ta või ei loe professionaalset kunsti üheks tähtsamaks kultuuri avalduseks ja saavutuseks? Gustav Suits küsis, kus on Eesti kunsti kodumaa? Siin. Head vana aasta lõppu!